Let's go! No nii. Hit it, Bergie. Hakkasin krooksima üldse. Ja mina jälle laulsin. Good feeling. Tead, laulu lindumist ei saa. On väga hea, et me ei ole... Nii tore, et kes selle laulu valis üldse? Mina või? Sina? Ei, Tanel või? Marjan üldse või? Tervitame Marjanit. Oli Marjan, vist sealt tasuta sellest kataloogist vaata. We ain't gonna pay. We ain't gonna pay. Sest muidu me ei saaks seda postitada seda laulu, vaata YouTube paneks kohe mingi. Ta vahepeal isegi on visanud seda, et copyright, kuigi see on... Ma vahepeal vaatasin, et tuli meile, mis ma mõtlesin, et huvitav, mis asi see oli, aga... jah, aga tõusud mõned. Minu tõus on see, et ma käin vaata seal Medaviitas peanaha hoolduses. Kord 6 käin seal ja seal tehaksegi vaata selle kaameraga vaadatakse peanahk, tehakse õige hooldus ja värki. Kui te vaatate mu juukseid, siis vaata, ma rääkisin ükskord, ma tahan, et mu juuksed oleks, vaata, hoiaks niimoodi. Yeah. Ja nüüd Medaviitas Maris, kes mulle teeb nüüd hooldusi, ta õpetas mulle tegema seda. Tubli oled. Nüüd on nagu palju parem, sest vaata, ma haigelt lõikas mulle järku need juuksed. Ja ma oli see lihtsalt sirgendasid neid otse kogu aeg. Ja ma nägin nii ridiculous välja. Ja siis, aga ma haigelt lemman, lõikab mul juuksed järku ja siis ei õpeta mul. Ta ütleb, seda on nii lihtne teha. Ja siis never shows me, kuidas ma neid ise mulle tegin need ilusti. Ja siis oligi ilus, kui ma tema juures tulin. Aga kui ma koju läksin, siis oli lappes. Ja nüüd ma ühesõnaga õppisin ära. Thanks, Maris. Maris kuulab ka meie podcasti. Ja Maris õpetas mulle nüüd tegema neid. Ja nüüd ma lähen normaalne välja enam. Või mulle endale meeldib niimoodi rohkem. See on tõesti suur tõus. Aitäh. Sest et muidu sa oleksid ratchet. Muidu ma oleks ratchet. Tõus on ka see, et ma siin uue tedikomplekti, mida te näete nüüd 3 episoodi järjest, sest et I freaking love it. Ja siis ma panin oma selle musta komplekti, panin kuivatisse ja siis jäi mulle kukegaks. No praegu ma niimoodi hoian, siis tundub ka, aga need on õige pikkusega. Ja siis ma tellisin ühe musta juurde ühe selle ja minu arust see on nii ilus ja nagu ma kavatsengi ainult neid tedikomplekte kanda. Need on väga ilusad, jah. See ongi, paned veits ehteid, paned veits käe peale ka ja see näeb juba mega klassi välja ja mulle väga meeldib. Nagu vaba aeg, aga samal klassi. Täpselt, et ma saan podcasti ja ma saan koosolekule minna ja ma näen klassi. Need on mu tõusud, et ma olen ilus välja. Minu tõusud, mõtlen, ma leidsin oma halo üles, kui me juustest räägime. Aga mõõn seoses selle tõusuga oli see, et vaata, mul oli see halo see, et ta on üsna palju juuksed on seal, et mul on endal üsna õhukesed juuksed. Ja ma ei tea, kas see siis venis nagu välja või võib-olla ma kunagi kandsin seda ka päris palju. Ja siis ma täna mõtlesin, et kui raske saab seda olla nagu väiksemaks. Ja seda tamiili, et ma teen sealt otsast lahti ja siis panen uue sõlme. See on liiga väike. Sa ei mõõtnud seda? Ma ei teadnud, aga sa saad minna ma lõikasin maha ka selle ülejäänud otsa. Ma mõtlesin mõõdad, et kui sa endal väiksemaks teed, et sa mõõdad palju sa väiksemaks teed. Ma ei teadnud, vaat silma järgi vaata. Ma paningi nagu tüt-tüt. Aga sa saad minna selle naise juurde ja ta ütles, et ta saab alati, vaata kui tamiil katki läheb midagi, ta peab uue sulle lihtsalt. Ja. Siis ta mõõdab sul uuesti selle peasse ära ka. Ma mõtlesin lihtsalt, et ma nagu juba, vaat sa tead, ma viitsi kuskil käia või viitsi midagi teha. Aga sorry, sul on abikaasa, miks sa pead ise käima? Nagu ma ei saa teda saata ju enda pead. Ei, aga sa saad ise kodus ära mõõta selle niidijupiga ja siis saadad selle niidijupiga. Märten niigi teeb nii palju asju, et ma ei... Tõesti, ta praegu teeb selle maalapiga, et su halo on tõesti mingi viimane asi. Aga nagu sa satud viskas endale halo autosse, kui sa linna satud, mingi, et kui sa oled seal lähedal, see on selle Viru keskuse kõrval, lambist tuled. Teeb, ma just, vaata, kui me käisime seda reisieksperdi klippi tegema, siis ma mõtlesin ka, et kurat, ma peaks kõiki asju autos hoidma, mida mul linnas nagu vaja on, sest vaata, me just olime seal salongi kõrval ka see Fashion Embassy. Ma ju pole seda lillat kleiti ikka viinud, nagu, vaata, ma tahtsin seda korsetti sinna taha. Aga jälle olen seal kõrval, mõtlen, kurat, et oleks võinud kaasas olla. Ma peaks tõesti autos mingi kotti hoidma, kõik asjad, mida linnas vaja. Pane igekott, võta igekott, pane pagassi, pane kõik asjad, mis on linnas vaja. Ja mina teen ka niimoodi, et siis mul nagu, et nad on autos olemas. See on hea mõte, nii et väike lifehack nüüd kõigile. Mõõnad, ma ei tea. Lähme edasi. Kogu mu elu on üks suur mõõn. Ma ei tea, mul on nagu see, et vaata, ma ostsin selle krundi ära. Juba ongi krunt mõõn. Ja krunt on mõõn, sest mul raa. Meil kohe tuleb Alexela. Pangakonto kuradi. Aga sa ostsid välja, siis sa ei ostnud laenuga või? Jah. Ostsid välja? Ma pidin, sellepärast, et vaata, ma enne olin rääkinud nagu Bigbangaga, aga nüüd mul hakkas pikaajaline koostöö Luminoriga ja neil käib see laenuvärk nagu teistmoodi ja siis ütles, et neil on nagu niimoodi, et
krunt peab sul endal olema ja siis nemad nagu rahastavad seda ehitust, on ju. Aga seal tuleb ka mingi sissemaksud ja asjad teha, et I don't know, aga I am poor as fuck boy. Sellepärast see viimaselt hetki mul on mingi raha nalju kogu aeg, et ma küsisin, et ma käin tanklast läbi, mis sul vaja on? 1000 euri sulas, ma mõtlesin äkki mingi šokolaadi taflikke või midagi, seda tonnide viisi plekki saad. Aga Alexelas tuleb kohe ära. Tegelikult kohe varsti saad mulle karve, või võid mulle varsti arve teha selle podcasti eest. Et vaatab, ma ei ole lihtsalt ise kokku löönud, sest ma tean, et sul on alati raha, et sul ei ole kiire, aga nüüd vist on natuke kitsikus vajas ja okei. Väike kitsikus on vajas. Ma teen sulle siis varsti rahakest, nüüd olen mina see big baller, vaata. Ilma maa krundita muidugi, aga got money. No vot, nii et ei tohi naerda inimest, kellel ei ole raha. Täiesti, aga ma annan sulle varsti raha ära muretse. I got you, babe. Aitäh. Ma olen su sugar daddy. Sugar mama. Miks daddy tahad olla? I'm your daddy. You do me daddy. Aga on ju selline podcast ka, et call her daddy, vaata, seal on see naine, vaata. Okay, daddy gang. I will call you daddy. Call me daddy. Daddy. Aga jah, et küll saab korda ja Alexela raha tuleb ka varsti. Nii et saad nädal aega oled vaene, rahune maa. Nagu mõned on kuid ja aastaid vaesed, sa pead nädal aega olema. Lihtsalt vaata, kui sa oled nagu harjunud, vaata ma olen kogunud seda raha tegelikult juba päris pikka aega. Ja siis ma olen harjunud teda vaatama seal pangakontol, imetlema. Nüüd on kõik läinud. Siis ma ütlesin Märtiniga, kogu raha läks ära farmi peale, aga see oligi farmi raha. Aga see oligi farmi. No aga farmi pole. Aga ma tean seda, et mul oli ju ka see, et eelmine aasta täpselt samal ajal oli mina ju broke, vaatas mina sinust enda kodu ja siis sa olid mu jaoks olemas, nii et nüüd ma olen sinu jaoks olemas. Jah, süüa sa juba tellisid mulle, nii et... Sellepärast ütlesidki. Vaata, muidu taastast mallu on see, et ta poldi lahti tellib, vaata, süüa. Praegu ta oli mingi... Kuuled, et aga võta sina, vaata, ma ütlesin, et Mäkki ei võta, et meil on Fit Life. Seda mingi, aga telli siis sina ära, et vali sina. Okei, niuke skäm. Ma olen see armukelm. Ja täpselt nagu selle 2 sotis ja peapaelaga. Läks autosse ootama, peavõru või mis see oli. Ma olen autosse ootama, mina muudkui maksa. Kes ei pea mind paljastama niimoodi. Teise rahaolukorra üle ei tohi nalja teha. Ja. Ei, see on fine. Kaasa tundma ainult. Ma tean, ma olin aasta aega tagasi. Ma olin sinu jalgades. Minu jalgades. Ma tean, mida sa tunned. I got you, don't worry about it. Aga vähemalt me saame suvel mu krundile telkima minna. Oh my god, see oleks nii fun. Võtame tünnisauna. Saab ju tellida ratastel. Mul on kodus tegelikult tünnisaun. Ei, ma tahan ratastel su krundi peal tünnisauna siis telkida. Et seal ei ole mitte midagi muud. Ja ütleme ühekoodse grilli ka, sa oled sussutame seal viinerit. Kas tünnisaunal ei pea mingi... midagi muud ei peagi olema, nad tood kõike kohale, seal ei pea midagi. Sa pead kütad selle... Aga vett peab olema ju. Sa sõidad selle... Mul ei ole vett. Ei kuula, täidame selle kuskil ära, vast peame hagis, aga hästi rahulikult tuleb keerata, muidu pritsib vett välja, vaata. Jõuame kohale. Saame jalavanni teha. Ei reaalselt. Aga ühesõnaga. Alustame podcastiga. Sponsorid Ulaks Kaunitar ja... Oota, ei võtnud välja. Mina võtsin, ma panin siia. Ulakas Kaunitaris seekord tahetakse tutvustada chocolate mint nipsip ehk siis Ice Cube nippoom. Anna mulle seda. Ma tahan ka proovime seda, aga teate, mis mul viimasel toimub? Mis viimati, mul ainult siis oli see probleem. Ta nüüd meie nibud saavad teineteise nibuseks, aga pole hullu. Savi, oli see, et kasuta sa esana. Mul on see, et... Mis sul toimub seal nibudega? Ma ei saa. Kuivand. Mul oli viimati selline probleem, kui ma imetasin. Ja praegu ma ka nagu lihtsalt kogu aeg, ma pean kogu aeg niisutama neid, nii et... Vaadake. Kus sa nüüd õõrud sealt? Ma tahan tunda. Vaata, mul on rahadega kehvad lood, siis ma tahan kõike kosutada. Vaata muidu. Pärast lähen siin vetsu, võtan ka vetsupaberit kaasa. Anna ära luba teda vetsu. Ja ma tõmban su nibust puhtaks selle. Minu nipud on täitsa okeid. Sul ei ole crack. Ise kui hea lõhnaga see on. On jah. Nagu chocolate mint. Ongi jah, nagu šokolaad. Ma panen see kuivanud koha peale. See pole kunagi nii erutunud olnud mulle. Aga ma pean ütlema, et ma tunnen seda. See hakkab tinglima või? Ta on nagu... Ei, ta ei tingli otseselt, aga ma lihtsalt nagu tunnen. Ma tunnen ka, oota, ma panen siia veits veel, see kuivab. Okei. Nii, ja parem oleks, et need on nüüd Moistes F. Moistes F boy ja siis on ka siin jälle Yes for Love'i baari eliksiir. See on esimene armatsejate kreem, mis on pühendatud kõikidele baaridele, kes soovivad omavahel ühendada naise naudingu ja mehe soorituse.
kergelt tuimestav meespartneri seksuaalsoorituse tõstmiseks ja värskendav ning pinguldav tunne naispartneri naudinguks. Kuidas saab olla, et ta teeb ühele ühte ja teisele teist? Ma ei tea. Pärast olete mõlemad seal tuima emmi ja vaginniga nühite seal. Tuimad tükid. Aga nibud on vähemalt tundlikud. Jah. No ühesõnaga... Igast vigureid on ikka olemas. Kondoomi sõbralik ka, nii et hakake aga paugutama. Siis on Mulliga ja Mullita festival, kus on siis, toimub seal Maarjamäe lossis, esinevad Termikas, Paneveski, Daniel Levi, Tomaso Primavera, piletid on Piletid on saadaval, sooduskohad on salajutud ja saab Kaaveri ja Austrit ka, nii et ja meid näha. Ja sel nädalal Cum Laudes on Apotheka e-apteegis kõik tavahinnaga. Räägin normaalse Apotheka. Apotheka, ma ei oska rääkida. Apotheka e-apteegis on? Kuni 30%, kõik on lihtsalt 30% soodsamad ja kui teil on juhtumisi vaginiit või tupeseen, pane käsi. Kui teil on, ma vaataks nagu endal vagiinasse. No vaata, vagiin. Kas teil on vaginiit või tupeseen, siis saate Cum Laude valikust abi ja kui te tahate niisutust, tahate moisturizeringi. Või lihtsalt libestid, kõik tussuprobleemid Cum Laudest saavad lahenduse. Ärge neid poe suvalisi libestid oska. Ja see kunagi ma ostsin mingi bensukast, tead, müüakse mingi Tureksi oma. No see oli muidugi 10 aastat tagasi, võib-olla see koostis on muutunud. See oli jube kleepuv rõve. Ma tundsin, et see juba tekitab sul endale mingi vaginiituse. Ma ei tea, see on spekulatsioon, don't sue me. Ei, lihtsalt, et kasutage Cum Laude ikka või nagu neid naturaalseid mingi veebaasil mingeid asju. Muidugi, ei tasu enda mikroflorat sassi ära nussida. Konkreetselt. Siis on minu juuste saladus. Mis sul toimub? Läks kurgu. Aga minu juuste saladus, neil on siis juukse kasvu soodustav võli, mis võitis ka Boudoiri lemmikauhinna. Siis on ka neil on juukse maskid, kõik asjad, et sooduskood salajutud. No me ei jõua ära rääkida, et see õli on hea, see mask on hea. No vaadake mu juuste pealt. Ise peate katsetama. Ise kiidate mu juukseid, noh palun, proovige. Iga kord, kui ma kuulen minu juuste saladus, siis ma automaatselt peas korraks mõtlen minu juustu saladus, siis ma mõtlen alati juust. Magda Beauty, siis minu lemmiktooted Tirtirilt on, saate kasutada sooduskoodi salajutud ja mul on praegu ka tehtud see meik on see cushion on mu lemmikasi. Saad sa aru, mulle väga meeldib see koostis, mulle meeldib kõik selle proovi seda toon. Aga te peate ikkagi koha peal proovima, sest et ma ei ole seda täpset tooni endal isegi veel leidnud, aga vaata, kuna mul ongi see, et vahepeal käin reisidel ühte, teist, kolmandat pidi, et siis võib-olla ongi hea, kui ma mitu tükki vaata. Ma arvan, et see liiga kollane mulle. Et mul on natuke nagu hallikama alatooniga. Proovi endal käe peale. No käsi ja nägu. No jaa, aga Savi proovi lihtsalt. Ma panen näkku. Siia alla poole. Sa tegid ennast praegu pruunimaks. Üks päev seal, aga tegelikult see läheks sulle, kui sul oleks seda tänni peal. Aga natukene sobib ikka. Natukene sobib ikka. Aga kuule, tegelikult see sobib. Peab ikka äkki rohkem blendima. On väga näha või? Tanel, ütle sina. Kaamerast ei ole või? Tanel. Minu arust sobib väga hästi. Kurat, äkki mul on siis, äkki just selle tänniga. Vaata peeglist. Või vaata sealt. Ma ei näe, vaata, kus ma olen. No vaata sealt, kaamerast või sealt. Ma ei tea. Teiselt poolt. Sinna tegid, teisele poole tegid. Siia tegid? Jah, no vaata. Ma vaatan. Oota, ma ei näe sinna. Ühesõnaga, ma usun sind. Tavai. Minu arust on ilus. Et ühesõnaga, see katvus on tegelikult mega hea. Ja sellega on nii hea meiki teha. Ja kui sa kasutad Tirtiri umekat, siis vaata, tal on, Tirtiril on see, ja üldse concealerid ka, tal on see ampulliga on see niisutaja, et kuna neil on see ikkagi, et ma soovitan seda Tirtiri hästi niisutavat nagu mingi kreemi alla panna, et ei pea otseselt Tirtiri oma, aga et kindlasti hästi sügav niisutav, sest need on niuksed nagu ikkagi kuna ta nii kattev, siis on vaja ja võib-olla natukene rohkem. Ma saan settings ja see setting spray on ka hästi hea, et võt seda ma ei ole proovinud. Mulle ka siis. Setin oma selle ühe laigu ära. Ja siis et sooduskood salajutud ja proovige neid Tirtiri tooted. No Korea kosmeetikalt täiega. Nii et Tirtiri tooted siis Magda Beauty's olemas ja saate tellida sooduskoodiga salajutud. Kellani. Mallu juba siin seda bubble tea'd
jälle mekutamas. Ja Jubedalt siis meeldib. need saab siis Maximast, Trimist ja Co-opist. ja kohvi siis nagu teate, saab kõikidest poodidest ja siis Alexelas on ka, või no nüüd on Alexela läbi juba. Jah, Alexela on läbi. Ma loodan, et käisite siis Alexelas selles kohvialal ka ja suvel siis grillimise kõrval on hea võtta alkoholivaba long drink ja neil on erinevad maitsed ka, neil on tavaline longero ka, vaata alkoholivaba ja noh, minust on mõnus võtta grillimisele kaasa. Jah. Ja nagu te näete, siis meil täna on Samsungi telefonid ja üks siis õnnelik saab täna Samsungi telefoni anname ka ära. No vot, see on loksu. Nii et Samsungi, praegu kõigil on minust Samsungi telefonid. See on mingi uus mood, jah. See on uus mood, jah. Ja siis ühe Samsungi A57 siis loosime välja ka. Tavai. Nii. On sul lahti, jah? Ma võtan. No jälle porno teemaline kiri. Tere, Malju ja Kristina. Mulle tuli meelde üks lapsepõlve lugu, mis tol hetkel oli kergelt šokeeriv, aga praegu jääb ikka korralikult naerma. Ma olin umbes 6-7 aastane, aasta oli siis umbes 1998 või 1999. Mu ema töötas toidupoes, kus oli ka videolainutus. Tänu sellel oli ema meie kandis paras legend. Naabrid teeb pidevalt videokassette meie juurde, et tema saaks need tööle tagasi viia või vajadusel täistaega pikendada. Ühel päeval tõi naabripoiss, kellega me kogu aeg mängisime, oma onu lainutatud kasseti meie juurde. Kuna kasseti peale oli ilusti kirjutatud lumivalgeke ja 7 pöialpoissi, siis otsus oli kiire. Ühine, no loomulikult peame selle ise ennem ära vaatama. Nii siis pugesime kolmekesi, mina mu 5-aastane õde ja naabripoiss Steven ette, panime VHS-i mängima ja me põnevusega multikat ootama. Ja siis läks asi väga kiiresti väga imelikuks. Multika asemel oli ekraanil hoopis üks paljas tädi ja mitte päris need pöialpoisid, keda me ootasime. See olid mingid väiksed lilliputik, samuti täiesti paljad, kes tegid igasuguseid asju, mida üks 6-aastane ei oska seletada ega unustada. Just istusime ja vaatasime korraga nii šokis, hirmul kui täiesti hüpnotiseeritud. Umbes selline tunne, et see ei saa ju õige multikas olla, aga vood kinni ka ei pannud. Olime vast 3 minutit seda kõike teleekraanil jälginud, kui järsku tuppa tuli minu onu. Ma arvan, et see oli vaatepealt teemaks isegi hullem kui meie jaoks. 3 väikest suu lahti teleka ees, kus jookseb täiesti vale versioon lumivalgekesest. Kogu see filmi elamus kestis 3 minutit, aga mälestus on eluaegne. Igatahes tänaseni, kui kuskilt tuleb lumivalgeke ja 7 pöialpoissi, siis minu peas jookseb paralleelselt üks hoopis teistsugune versioon koos nende 2 lilliputtidega. Parimate tervitustega oleks eluaegne kergelt traumatiseeritud lumivalgekese fänn. Tead, ma ei tea, sa oled must ju 47 aastat noorem, aga minu ajal sai tõmmata filme siuksest kohast nagu Kasaa, kui ma ei eksi, oli Kasaa või mingi siuke koht oli. Ja siis umbes 60% ajast, kui sa sealt mingi filmi tõmbasid, see oli tegelikult porno. Ja kõige haigem on see, et sa ei saanud tõmmata seda ju nagu, et noh, siuhja tõmmatud, vaid sa ootasid päevi ja päevi, ootad oma Shreki filmi ja siis lõpuks on mingi paks mees nussimas. Roheliseks oli, ja see oli nii suur pettumus. No ma ei olnud küll mingi 6, on ju, aga ikkagi ma olin ka nagu God damn it, not again, aga see oli luck, game of luck. Kas saad porri või päris filmi? Mina mäletan, mul on selline olukord, kui ma viisin ka, mina mäletan seda kassetil, praegu tuli meelde, ma olin unustanud tõesti, et kui sa tahtsid mingit filmi vaadata, sa läksid kassetipoodi VHS-i laenutama ja... Mina näiteks ei mäleta seda, mul vist ei olnud siukest asja kodus. VHS mängijate? Mul ei tule ette. Mul oli see mängija, me käisime... Rikas! Ja ma mäletan, kas ei olnud vist Mustika keskuses äkki sai või Mustika keskuse kõrval oli mingi kasseti laenutus. Ei, Mustika keskusest üle tee, kus see Prisma on. Prismast üle tee oli niuke väike mingi pood ja seal oli kasseti laenutusest või oli seal Mustika Prismast. Ühesõnaga mäletan hästi, kuidas mul kasuisa oli nagu mingid davai, et sa mine vii see kassett tagasi, et ta oli niigi üle läinud ja vaat sa pidid trahvi maksma. Sa andis mulle vist äkki mingi 5 või 10 krooni kaasa, et ma maksaks selle trahvi kinni. Siis ma läksin, viisin seal ära, ta oli ise reisil üldse ja siis läksid mu emaga reisile ja siis tegelikult oli maksud ja vahepeal pidid see tagatis raha maksma üldse sellele mingi 100 krooni midagi. Aga siis tuligi välja, et ma sain 90 krooni tagasi pluss siis see 10 krooni. Vähe ei läinud sinna Mustika Prismasse kaalukomme, kui 100 kroonist, et ma main nagu, ma võtsin vist mingi 30 krooni ja siis ülejäänud raha, ma olin mingi I'm rich, 100 krooni. Hui ütlesin, et ma sain tagasi raha, ma tõmbasin siin nii per kaalukommid, mul oli nagu best day ever. Nagu läksin koju vanama juurdest kaalukommid olid veel taskus vaata ja veel nagu ma olin mingi peitsin ära, et ma olin mingi, ma näitan sulle midagi.
sul on kotis kaalukommid või? Yeah, baby. Ei, nagu reaalselt ma armasin kaalukommi. Mina ei saa kommi võtta praegu veel. Ma võin pärast ühe võtta siis, kui... Tõed kommi peale? Jah, magustoiduks. Aga ühesõnaga 7 pöial poissi tõesti. Päris crazy. No ma ütlen ausalt, mina tunnen ta valu, sest et been there done that. See nippa annab kuidagi nii tunda, sügadas, äkki pange tähele. Aga jah, see... No meie vaatasime ikka kas TV1000-st või siis ka leitsime mingi kasseti. No, seal oli peal juba porr vaata ikka nagu, see on isegi nagu... By accident on ju. Ja. Nii. Nii, tere. Te olete kõige ikoonilisem duo Eesti Vabariigis. Mallukas see, kuidas sa Pervodele lõpuks koha kätte näitad, on imetlusväärne. Sellega oleks pidanud juba aastaid tagasi keegi tegelema, aga see selleks. Kirjutan teile seoses ka podcastis varem läbi käinud teemaga, ehk siis endast alasti piltide saatmisega. Nimelt olen sellisel imelisel saidil nagu Grindr mitu korda endast nudesid saatnud. Ma olen alati mõelnud, et ega minuga ju ei saa siuke asi juhtuda nagu piltide liikimine, aga elu õpetab. Saatsin siis järjekordse alasti pildi, kui üks tüüp oli mulle endast ka pildi saatnud. Ta ütles, et näen nii kuum välja ja peaksime vestlusega Telegrammi kolima. Juba esimene ohumärk, mida ma lihtsalt ignoreerisin. Saatsime siis endast veel pilte, aga disappear moodiga. Ta küsis mu instat ja muidugi ma talle selle andsin. 5 minti läks mööda ning siis saatis ta mulle 20 screenshoti mu Instagrami kontost, follower listist ja postitustest ning ütles, et kui ma talle kohe 2 sotti ei saada, siis ta levitab mu alatised pildid kõigile mu sõpradele ja pereliikmetele. Kutsusin appi sõbra, kes oli samuti varem sellises olukorras olnud ja ta käskis mul maha rahuneda ja tüüp lihtsalt ära blokeerida. Õnneks ei juhtunud minuga mitte midagi, aga tahan inimestele hinge peale panna, et mindset see ei saa minuga juhtuda, ei vasta tõele. Alati peab olema ettevaatlik, isegi siis, kui seda on raske uskuda, et siuke asi juhtuda võiks. Ma olen kogu oma elu kuulnud jutte interneti turvalisusest, aga no näed, ikka tegin vea. Nüüd saan ma aru, miks nii paljud inimesed skämmi saavad, sest nad arvavad, et see juhtub ainult teistega. Päikest ja rõõmu. Ja vaata, et nagu tegelikult tõesti tasu, aga ma ongi, kui sa mingi sekstid ja oled seal mingi kiimane, mõtled, et ma saadan siis on ju. Aga see ei lõppe kunagi hästi. Ma arvan ka ja isegi, siin puhul vaata, ta ei teadnud isegi seda inimest, nad ei teadnud teise instat ega midagi. Ja ma ei tea, võib-olla ma arvan lihtsalt, aga ma arvan, et enamus naised võib-olla nii kiiresti ei saadaks anyway, aga laias laastus ega vahet ei ole, kas sa oled tegelikult inimesega suhelnud nädal või 2 tundi, kõik võivad seda ikkagi teha. Ja. Ongi, et sa võid taga isegi abelus on, te lähete laiali, siis ta on kettes või mis iganes. Aga minust see, et nagu, no ma eeldan nüüd siis, et sa Grindri lehel oled, et sa oled siis game ees ja minust nii palju, kui ma game ees kõrvalt kuulen, sa tõesti saadad räigelt nagu paremale vasakule. Tere ja kohe tuleb till järgi. Kohe. Et see on nagu huvitav. Mulle tuli game eega meeldib. Steinu üks päev helistas mulle FaceTime'ist ja kuulas meie podcast'ist. Ta oli mingi, ja mulle meeldib, et see mu sünnipäeva ei mäletanud, aga seda mäletas, et mul ninakoll ninas oli. Ja lihtsalt hüsteriliselt naerab, ma olin mingi sorry. Tõeline ja nüüd ma tuletan seda uuesti meelde. Räägime veel sellest. Jah. Nii. Mina siis võtan. See pidi olema täiesti tavaline õhtu. Andsin oma pojale telefoni, nagu meil oli kokkulepe, et 20 minutit mänguaega, istus diivanile, vaikne ja rahulik, pilk ekraanil, kõik tundus ideaalne. Mina toimetasin köögis, nautisin haruldast vaikust ja ise mõtlesin korraks, et näe, kui hästi mul see ekraani piiramine toimib. Mitte ühtegi kahtlast heli, mitte ühtegi märki, et midagi oleks valesti. Siis kuskilt teisest toast kostis tema häält. Ta ei mänginud, ta rääkis. Alguses ma ei pööranud tähelepanu, arvasin, et ta lihtsalt kommenteerib mängu, aga siis hakkasin kuulma lauseid. Siin on pilt, kus emme rannas ja siin on veel üks pilt. Oi, ja siin on naljakas pilt. Mul käis peas kerge kahtlus läbi, liiga kirjeldav, liiga avalik, astusin tuppa ja siis ma nägin, et ta ei olnud mängus. See oli Facebookis ja mitte lihtsalt Facebookis, see oli live, punane tulnud otse-eeter. Minu süda vajus hetkega saapa saarda. Enne kui ma jõudsin reageerida, jätkas mu poeg täiesti ralikult. Ja nüüd on pilt, kuidas memmo jääb kätega rindades kinni mere ääres. Ma tundsin, kuidas veri näkku tõusis, käed läksid külmaks, aeg justkui seiskus. Ta oli tagasi kerinud. Mitte natuke aastasse 2016. Mu terve galerii, kõik vanad rannapildid, peod, suvalist hetked, mida ma isegi ei mäletanud enam. Ja siis ta kommenteeris neid kõiki valjusti. Otse-eetris, kõik nägid, kõik kuulsid. Ta klassikaaslase vanemad, sugulased, töökaaslased, inimesed, keda ma pole aastaid näinud. Tormasin telefoni poole, käed värisemas, püüdsin seda kinni panna. Aga ta jõudis viimase lause enne, kui ma kinni panin. See on vist emme lemmikpilt, klikk, vaikus. Ma lihtsalt seisin seal telefon käest, tundsin, kuidas ma tahaks maa alla vajuda. Mu poeg vaatas mulle otsa täiesti süütu näoga ja küsis, kas ma sain hästi hakkama ja mina mõtlesin, et ma suren ära.
ei reaalselt, see on üks mu suurimaid hirmu, et ma mingi laatas, kunagi oli ka mingi selline asi, et üks laps vaata võttis telefoni, ema oli duši all, siis ta läks sinna nagu mingi laiviga vaata, et nagu full laivi saad nude ja et lapsed nagu panevad hullu, et selles pärast blokitakse su konto ka veel ära. Ja, sest et nude, aga mul sõbranna oli niimoodi, see on nii haige lugu, et ta nagu ennast mingi üritusele mingi täiesti plämmi. Ta läks koju ja siis ta üritas vist ühele tüübile helistada, aga tegelikult ta pani Facebook live'ist dissid palju. Tegelikult. See oli nii halb. Kaua süleval oli? No see, vaata, ta tegi see live ära, siis ta pani selle kinni, ta arvas, et kõne ei tulnud läbi, vaata. Ja siis see oli istus seal või? Ja, ta oli nagu üritas rääkida, nagu ta oli nagu live'is ja ta oli nagu, ta oli boss lady, nagu see oli ja siis minu sõbranna assistent üritas teda äratada, läks selle ukse taha ja see oli nagu õnneks see nagu seda väga paljud ei näinud, et nagu kes kuulavad, kes teavad, see teab, aga see oli nagu mega crazy ja nagu, et seda võib juhtuda, seda laivi, aga mul oli ükskord niimoodi, läks Facebooki laivi, et kui ma veel Siimuga just kokku läksin, siis me olime Siimuga diivani peal, vaatasime sarja ja siis nagu ma panin telefoni kuidagi ära, siis ta hakkas mingi kõdistama, mingi lollitas vaata. Siis kui vaatan Facebook live, ma mingi, siis mulle sõbranna Hanna kirjutab mingi, mis toimus just praegu? Ma olen mingi, kas oli palju inimesed, oli mingi natukene, aga see ongi nagu see, et nagu see, you never know, see on tõesti üks mu hirm, et lambist Facebook live'is või, no ma räägin suld kogemata, sa helistad mingi. Mul läks kunagi, ma ei mäleta, kas Instas või kuskil läks mul laivi, aga niimoodi, et ma olin reisil ja mul oli telefon nagu, seal lamamistooli peal ja kõik, mida inimesed seal laivis nägid, olid sipelgad, kes rivis kõndisid nagu tassisid midagi seal. See kestis mingi 5 minutit. Aga no vähemalt ma ei olnud nude nii. No jah, ma räägin, et vähemalt ei olnud nude. Aga kas see ma mõtlesin, aga ei, no seepärast mul ongi vaata, et kui Kelanile nagu mingi telefoni, ma ei taha talle väga enda telefoni mingi mängimiseks anda, sa kunagi läheb Instas laivi või niimoodi või kuskil, ma ei tea, TikTokis. Paneb mingi pildi story'sse. Ja, never know. Et siis sinu need, vaata, mis kõik naised teavad need before and after pildid, aga after it ei tule kunagi ainult before. Ei reaalselt. Ja siis ma mõtlengi, et äkki nagu, ma olengi talle mõelnud, et äkki peaks nagu vaikselt talle nagu mingi enda telefoni, paneks mingi full piirangu peale vaata, et ta enda telefoni ja ongi teatud saab mingi natuke aeg olla, et see aasta veel kooli lähe, aga varsti läheb kooli. Kuna sul lapsed esimesed telefonid said? Ja sul on kõikidel lastel, Martal vist ei ole või? Martal on küll, aga no vaata, see ongi see, kui sul mitu last ees, siis paratamatult. Aga vaata, on ka hea, vaata, kui kuskil mingi reisimas või kuskil käime lennukis või autos nagu kätte anda. Ma tean, et osad ei anna ja no nutis. Ja hullud mingi, ma ei tea, tegevuspakid ja väga tore on ju. Tegevuspakid. No on ju, inimesed teevad. Ja selles suhtes, ega mina olen ka kaasa võtnud lennukisse niimoodi, aga laias laastus ma tean, et see on nagu jupp aega ja siis neil hakkab igav ja vaata praegu muidugi nad on juba suuremad, aga kui nad väiksemad olid näiteks Kelani vanune, siis ikkagi nagu ma pigem annan talle selle telefoni kätte, kui et hakkab seal, Marta ju käis literally kerjas süüa inimeste käest mööda lennukit, tuleb kuradi peod mingid küpsiseid ja asju täis. Can I have this? Ei no ta lihtsalt, mis läks Maia näoga kõrval oli mingi mida pakutakse, eriti vaata, kui me käisime ja mingi Egiptused ja Türgid on ja see on kõik nagu nii eestlased, et on mingi mida pakutakse. Aga reaalselt, kui mul on mingi laps kõrval ja mul on mingi küpsise pakk, võta, ma annan ju vaata ja. Eriti kui ei küsi ka lihtsalt. See on take it and get away. Aga no mul on ka nüüd vaata see, et kui me lähme Sri Lankale, et ma mõtlesingi, et ma nüüd, see on niuke hea lastatelefon ja ma mõtlesingi, et ma võtan Kelanile siis selle Samsungi, et ta on ikkagi nagu, ma ei hakka talle mingi iPhone'i võtma. Ei, see ei ole mõte, et nad võivad ära lõhkuda või whatever. Ja mulle meeldib, et siin Samsungis ongi, et sa saad panna nagu seda mingi kids mode'i, et sa full, saadki teha nagu lapse täbidega ka, et saad nagu tehagi, et lähekski kids mode'i peale, et tal on mingi teatud äpid ainult ja mingi täiesti ja, et ei saa kuskil eksida. See mul tuli praegu meelde, mida Marta seal lennukis ütles kõigile. Ta küsis ainult, kuidas maitseb? Kas maitseb hästi? Kuidas maitseb? Kas maitseb hästi? Loll, ei Marta on ikka nii väike subtle hint. Vaata. Nii et seepärast ma võtangi Kelanile telefoni. Võtad telefon ja snäkke. Telefoni ja snäkkis, meil on 10-tunnine lendu Türgist Sri Lankale. Et siis tuleb pikk lend, et ma mõtlesin ka, et mina nagu... Ma mõtlesin õhtul, et selles suhtes ta magab ka. No ma mõtlesin, ma võtan mingi värviraamatu kaasa, aga ma olen realistlik ka, et ma panen talle selle telo ja vaadaku multikaid ja chillib ja savi. Nii et jah, ühesõnaga, et jah, et ärge anke lastele telefon, kui sul on Facebookides või noh, ma ei tea. Ise vastutate.
tere naised, olete mulle nagu palju vanemad sõbrannad, kellest eeskuju võtta. Okei, rahune maha. Olete palju vanemad, põhimõtteliselt raugastunud. Aga samast ütles, et olen 18-aastane. Okei, tegelikult ma olengi tõest palju. Sa oled, sa võiks teema olla põhimõtteliselt, kui sa oleks teen mom olnud. Nagu väga teen. Jesus, okei, I am old, thank you, aga okei. Olen 18-aastane neiu ning mu kutt on 19, peagi saab 20. Koos oleme varsti olnud pea 1 aasta. Minu probleem või mure seisneb selles, et voodis ei kesta ta eriti kaua. Positiivne on see, et ta eelistab mulle ise pidevalt erinevaid naudinguid pakkuda ning väga harva soovib ise midagi. See on tõesti väga positiivne. He doesn't want anything. No, täpselt. Seks kestab aga lühikest aega. Heal juhul minut, tavaliselt selline 20-30 sekundit. Lisaks ei tunne ma seksi ajal erilist füüsilist naudingut, olenemata poosist. Seks ei ole mulle ebameeldiv ja tema vähene keskmisvõimekus mind ka eriliselt ei häiri, aga ikka tunnen pikemast naudingust puudust. Ka temal endal on selle tõttu olnud minu ees piinlik. Kokku oleme seksinud ka umbes 10 korda, aga seda ka pigem seetõttu, et kohe kui kokku läksime, pidi ta juba ajateenistusse minema. Kas asi võib olla väheses harjutamises, kuna olen ka tema esimene või on mul lihtsalt endal nii tait? Ausalt ei tea, mis see põhjus võib olla või kuidas olukorda parandada. Palun aidake mind, miks see nii on, mida teha või kuidas meest treenida ja üldse voodielus spice uppida. No jah, kui sa oled ta esimene ja need on ta esimesed korrad, siis tegelikult võib küll olla. Treenibki. Et kui nad on elus seda nii vähe teinud ja ma arvan, et vaata, siin võib ka tekkida see, et kui paar esimest korda on juhtunud niimoodi, siis tekib juba see närvipinge, et vaata, ta ütleb, et ta ise ka eriti midagi tahab. Ma arvan, ka ta võib-olla natukene nagu pinges ja kardab võib-olla. Aga no mida teha, tuleb lihtsalt rohkem harjutada. Ma arvan, et ongi ju niimoodi selles suhtes, et kättevõtmise asi. Jah, et okei, esimene raund kestab minuti, aga kui paari tunni pärast uuesti proovid, ma arvan, et siis juurde soovid, jah, et ma arvan, et see ongi niimoodi, et jah, te peate nagu tegema selle nagu mingi et nagu teete ära, 20 sekki veits ootate ja siis proovite uuesti, sest et lihtsalt ongi, et siis tal nagu ei tule võib-olla nii kiiresti. Jah, eriti vaata, ma saan aru, et mehele võib see olla küll, et umbes, et no ma ei tea, kuidagi piinlik või midagi, et ma ei taha nüüd seda pressure'it sinu peale panna, aga võib-olla peabki ise pead olema ka natuke siuke nagu mitte nagu välja näitama seda pettumust või whatever, on, et proovidki natuke selle pärast uuesti. Ma arvan, et mida rohkem te teete, kui sa ütlete, et ainult 10 korda teinud seda, siis ma arvan, et pole hullu, nagu ma ei usu, et see mingi püsiv probleem on, aga ma ei tea, kui see jätkub pikemat aega, siis paraku ikka soovitan kuskile arstile pöörduda. Jaa. Kas sa peeretasid? Ei. Hei, ma olen Lööpärtakas. Suur aitäh, et teete nii ägedat asja, te panete reaalselt tundma, nagu ühendaksite Eesti naisi, tekib selline mõnus, me kõik oleme selles koos tunne. Olemegi meie salajutude community. Oleme sõbrannaga juba tükk aega mõelnud, et kurat, peaks ka oma lood kirja panema, nii et here goes nothing. Olen just 18 saanud ja kutist hiljuti lahku läinud, seega tundus täiesti loogiline otsus minna sõbrannaga välja. Long story short, õhtu lõpuks olime sõbrannaga kuidagi ära hajunud. Sõbranna lõpetas backroomis ja läks lõpuks ühe töötajaga koju. Mina aga kohtusin ühe väga ilusa kutiga, tekkis geniaalne idee temaga koos lahkuda. Kõndisime järve poole, tema auto juurde. Mingi hetkel istusin mina täiesti tuimalt rooli ja sõitsin ees parkinud autosse sisse. Selle jamaga õnneks tegeles mees hiljem ise. Lõpuks tuli ta ikkagi mulle ööseks. Aga ma ei saanud aru, kas sa olite väljas, kas sa ei joonud siis või? Mõned ei joo, jah. Sa ütled seda, et nagu käisid... Mina küll väljas jooks, aga mõned käivad ju väljas ja ei joo. Ja siis lähed veel mingi suvatüübiga koju niimoodi. Mina ei läheks kaine peaga suvaliselt. Ma läheks näiteks, kui ma joon talle. Aga okei, tead, igal ööl oma. PS, ärge kunagi kutsuge või mingi võõra inimesega ööseks koju, siis see võib päriselt halvasti lõppeda. Igatahes olime 3. korda kokku saanud ja hakkasime asjatama. Aetasid vahepeal? Jah, see on mingi 3. kord. Okay. Klubis tutvunud. Mul oli paar päeva enne seda olnud natuke spottingut, aga ma ei pööranud sellele tähelepanu, sest mul juhtub evolutsiooni ajal ka vahel nii. Mõtlesin ka, et tuba natuke pime, et kui veits verd tuleb, siis pole ilmselt hullu. Aga siis, kui peale läksin, tundsin rämedat roiskund haisu. Küsisin kohe, kas sa peeretasid. Mees ütles ei, kas sina? Ma ei nagu ka ausalt ei. Sel hetkel kadus kogu see kiimavärk nagu välk. Otsustasime minna vanituppa ennast verest puhtaks pesta. Hais tuli mega vetsu kaasa. Mul oli nii piinlik, et tahtsin põhimõtteliselt deposse ja nööri teha. Õnneks kutt jäi väga rahulikuks ega hakanud eriti midagi uurima. Paari päeva pärast sain naiste arsti aja. Selle aja jooksul olime sõbrannaga juba täiesti paanikas, et mis kuradi asi minust toimub. Kahtlustasime neerukahjustust, igat võimalikku muud suguhaigust sellelt mehelt.
spottingust oli selleks ajaks juba saanud päris korralik veritsus, hais läks aina hullemaks. Lõpuks selgus tõde. Naistarst tõmbas minust välja vana tampooni, millega oli rahulikult ringi käinud vähemalt 2 nädalat. Ja jah, ka sellega seksinud seal sees. Nii et nüüd ma ei teagi, kas tal oli suur või mitte. Mehele ma igatahes ainult ütlesin, et probleem sai lahendatud. Sorry pika kirja eest, kus juures sellest õhtust on lugusi veel, aga need jäävad järgmiseks korraks. No mis seal veel juhtus siis? Aga nagu ei, see on päris rets, kui mingi tampoon jääb. Ja tegelikult see võib tekitada seda mingi toksilise mingi asja sündroom või mingi haigus võib ühesõnaga tekitada, literally saba anda sellest. Aga mul on kunagi ununenud tampoon, no mingi paariks päevaks siis niimoodi, et mul olid juba päevad läbi ja tead see viimane tampoon nagu, et sul ei ole eriti enam päevad, aga ja siis unustasin ka, aga õnneks mingi lambist tuli meelde või ei, ma ei tea, kas ise, mina ei tea, ühesõnaga, et aga paar päeva hiljem mul tegelikult poleks olnud seda vaja, on ju. Ja peale seda mul on alati siuke parakas, et mõnikord ma mingi igaks juhuks. Ja. Natukene katsun, mis siin on, mis siin pakutakse. Ja teine asi, vaata need teised tampoonid, mis me oleme kasutanud. Need nussitampoonid. Need ju lähevad tegelikult appi, et sa pead seda ikkagi välja pressima, sest mina kasutasin ka seda just üks päev. See oli ka nagu appi. Nagu väike nuustikuk. Ongi, sa otsid seda nuustikut. Ma sain selle lõpuks kätte ja siis ma olin mingi okei. Sest et tegelikult ongi see, et see on seal nii taga, et sa võid selle vabalt ära unustada sinna. Aga õnneks ma kasutasin seda just, et ma teadsin, mul vist hakkavad päevad ja siis ma olin mingi okei, et ma panen selle igaks juhuks sisse, sest whatever. Ja siis ma teadsin, et mul on see meeles, aga lõpus nagu, kui siis oleks päris. See lõpp ongi kõige hullem, nii et kes praegu kuulavad podcasti ja päevad on hiljaaegu lõppenud, minge vetsu, torgake näpp sisse, vaadake, mis seal on. Äkki leiad mingi üllatus. Äkki on väike jõuluüllatus, advendi üllatus. Ei, oota, mis praegu on munadepühad? Aga need on ka ammu tegelikult läbi nüüd, kui see eetrisse läheb, aga tead, tagant järgi. Nii, vaatame, mis siin on siis. Issand, kui imelik sõna. Tissud. Hei naiskad, punkt 1. Ma armastan teid ja teie podcasti. Lemmikud tegelased meeleohutusmaastikul. Aitäh, me armastame sind ka. Kallis Liina Sepp või Riina Rott. Aga väike arutelu küsimus. Mul on väikesed nunnud rinnad ja minu silmis täitsa seksikad nibukesed. Suviti vabal ajal ei soovi ma üldse kanda rinnahoidjaid. Mitte sellepärast, et ma sooviks tähelepanu oma tissikestele, aga lihtsalt rinnahoidjad on ebamugavad ja mõned pluusiga täitsa nagu sobiks silma alla. Aga kas see on naiste või meeste silmis veider? Kas teie märkate, kui keegi ei kanna rinnahoidjaid? Kas teid häiriks, kui keegi on seltskonnas ja väikesed nööbikesed paistavad pluusi alt ning teie mees võiks seda märgata? Kui palju seda üldse tähele pannakse? Ootan põnevusega teie mõttekäiku. Selles mõttes, kui keegi kanna rinnahoidjat ja siis niplid on näha, mind juvid. Nagu ma märkan, aga I don't care. Ja ma ei ole nagu mingi, issand, mu mees on ka seltskonnas. Ta näeb siin nagu, ta fuck rahune maha või nagu mingi. Ma ei tea, see on jah lamp. Selles suhtes, et niikaua, kuni sul täiesti palja kui ta ei tule katsuma sulle, niplikesed, siis sul on panni, siis ma oleks mingi, mida sa teed, on ju. Aga nagu, miks nagu ei, nagu see on nibu, see on tiss nagu, what the fuck. Ma ei saa ka jah kommenteerida, ma ise ei kanna peaaegu üldse rinnahoidjaid ja pooled korrad ma pärast avastan, et mu särk paistab täiesti läbi. Minu arust Malju näitab kogu aeg niplit siin nagu podcastis. Aga nibu on nibu, kes ei oleks enne nibu näinud selles suhtes? Nii, Savi. Ja minu arust näiteks Liis Härsker ei kanna kunagi rinnahoidjat. Paljud naised ei kanna. Savi ju. Ma mõtlen ka, et kui sinul on endal mugav, sest minu meelest ka kuule, kui ma maksan mitu tonni tissidest, show them off nagu. Just, mõned rinnahoidjad on ebamugavad ja minu meelest ilma on mugavam, muidugi oleneb, vaata võib-olla kui suur su rind on, mõnel on just mugavam rinnahoidja, aga mul on pohhui, kas kellelgi on rinnahoidjad või mitte, ma isegi mõtleks üks. Jah, ma võin märgata seda low-key või midagi, aga täiesti savi. Ma ei mõtle ka niimoodi, et nagu ma tõesti jah võin märgata, aga nagu mind ei häiri või ma ei hakka mingid. Ma ei silmad kinni, Märten, silmad kinni. Jah, issand, tuled siin petma mind minu silme ees. Sa vaatad ta nibus ja appikene. Nägin seda pikka pilku. Oh my goodness. Ma nägin seda pikka pilku. We're over. I can't. Kui sa selline pervert oled. Sa olid ka armukelm. Armukelm. Vend vaatas ühte nibu kogemata. Need lihtsalt vaatasid talle otsa. No nii. Tallinna muinasjutt. Tere, sääravad Malju ja Kristina. Sääravad. Mul on teile lugu, mida isegi mu sõbrad ei tahtnud uskuda. See on midagi teistsugust, ütleme nii, et loodan, et teile meeldib ja vabandan, et selline pikk peab olema. Te anonüümne 30-ndates Tallinna meeskuulaja. Olin ühel õhtul teel sõbra poole, et üle pika aeg kokku saada ja rääkida, kuidas läinud on. Asukoht, kuhu teel olin, asub linna servas teisel pool Ülemiste järve. Jalamehena oli mul ees harrastatav matk lumises pimedas Tallinnas. Astusin rongi peale, tuikusin uimaselt õige peatuseni järve
enne uste kõik käivad järvel kogu aeg. kõik tõesti käivad. Enne uste avanemist pööras väike laps mu ees pea mu poole ning sosistas vaevu kuuldavalt saladusliku ilmega tobedalt sikseven. Siis astusin maha, olin kandis, millest seni ainult autos mööda olin sõitnud. Ümber suured valged jõukate inimeste kortermajad ja veidi pisemad, aga veel valgemad hanged. Jõudsin bussipeatusesse, ka vist Järve-nimeline, mis oli keset liiklusmaastikku minu järgmine link sõbraga. Buss 116 ootamajades vaatasin teisi kaasteelisi seal bussipeatuses. Seal oli veel 3 inimest, läikiva sinise jopega kõhn naine, hall tossis keskealine mees ja siis üks eemal pusserdav asotsiaalne välimusega mees. Jäin vaatama, et mida ta siis seal pusserdab. Mehel oli tumeda jopega hõlmad jäises õhus lahti, takkus habe ja harjas juuksed püsti. Käes oli villane must müts, mis oli äkki millegiga koos, mida ta siis pusserdas oma käte vahel. Katkus ja mätsis. Olin keeramas pilku, kui nägin pusserdava mehe lahtise hõlmade vahel järsku midagi kukkus. Mingi väike tume ümar asi otse mehe jalga ette. Mis te arvate, mis see oli? Paku. Ma oleks pakkunud okse. Ma arvan, et relv. Nii. No tume asi hõlmade vahelt. Vaatasin juba terasemalt ja nägin, et sellel väiksel tumedal maha pillatud asjal on ka saba. Ma ei suutnud seda uskuda, aga see oli väike hiir. Ta hakkas mehe jalga ees sööma maha kukkunud saia kontsu. Ei tea, kas see konts oli samuti kukkunud mehe hõlmade vahelt või see oli peatuses enne. Jäädes vaatasin kontrastselt paari oma asju ajamas ning mõtlesin, et nad on siis sõbrad, et ju rändavadki siis koos ja siis ju peatud asab väikse hiirepoisi korraks põuest värsket õhku hingama ja toogi kont murdma. Siis saabus üks buss, pusserdav mees ärkas oma pusserdamist ning hakkas bussi poole astuma. Aga sinu hiir, mõtlesin ma, kuid sai juba väike sõbraka peremehelt antud märkamatu lohiseva saapalöögi ning käi edasi sõitvas bussist maha. Hiir jalutas ei sibanud järsku. Ei sibanud, jalutas 4 käpakil rahulikult prügikasti taha lumehange vagudes uudistama. Esimesest bussist oli peatusesse ootamatult ilmunud uusi inimesi, kelle tagant ma tillukest hiirekest hangest väga enam hästi ei näinud. Uute inimeste keskel seisis üks noor naine blondi pea musta suure jope ja läikivate musta pükse ja nende lambnahksete papudega, mida tüdrukud talvel kannavad. Guugeldasin. Hagis on see jalanud tüüp. Ma arvan, et ta mõtleb... Agid, sa mõtled Ags. Mitte Hagis on mähkmed. Aga ta kirjutas Hagis. Ma tean jah, aga ta mõtleb Ags. Jah, ma nagu mõtlesin, ma ütlen, kuidas ta kirjutas, aga ma sain aru, et ta mõtles Hagis nagu need mähkmed, aga Aag see mõtleb. Igatahes see neiu seisis nüüd seal saia kontsu kõrval, kus ennem oli see pusserdav mehike, pilt telefonis, järsku, hiireke nüüd sibades, jooksis otsejoones selle neiu poole. Mõtlesin, et kas peaks hoiatama, aga juba kadus ta neiu papu taha, kus oli ka saia konts. Ma olin kimbatuses, tundsin nüüd olukorraga veidi seotult, kuna olin seda hiirt juba 7 minutit jälginud. Eemal seisja oleks võinud mind näha närviliselt vasakule ja paremale tammumas ja neiu jalgade poole maha kõõritamas. Peas käis lause. Vabandage, ärge ehmuga, aga teie jalgade kõrval on väike hiir. Ma kõhklesin, kas peaksin ligi astuma ja midagi ütlema. Ei tahtnud olla kõhe musta õppega mees, kes Tallinna äärelinnas ligi astub ja hiirekesest rääkima hakkab. Kartsin ka neiu reaktsiooni ja mis siis saab, kui ta karjuma hakkab, siis on stseen. Mõtlesin täiega üle. Siis tegi hiir uue tembu ja ta oli roninud neiu papu ninale. Kas nüüd on juba liiga hilja, mõtlesin ma. Kuidas ma astun ligi ja enam mõista, et olen juba tükk aega jälginud või juhuslikult märganud hiirekest. Okei, ma oleks võinud seda ju öelda. Lähenes järgmine buss, mille peale enamus kogunenud rahvamassist oli teel. Kaasa arvatud blond neiu hiirekesega vahvad papu peal. Hiireke justkui tulevast liikuvasest tajudesse hakkas ronima papu kõrgemale avara ääre poole. Mul oli nii piinlik tõdeda, kui suure hirmu ja huvi ja halvatusega ma seda jälgisin. Ütle seda nüüd. Sa poleks imelik, ütlesin ma endale. See kõik kestis reaalsuses nii kiiresti. Buss oli peatumas, hiireke haaras punnitades neiu papu lambavillasest äärest. Mu keel ainult kuivas suu lakke, kui hiireke end juba saapa ääre üle upitas, kus pastis sääre villase avara jalanu vahelt küllalt ruumi. Ma avasin suu, kui neiu pilgu telefonist bussi poole tõstis, kui jäin üllatusega õlitama hiire pehmut peput, saapa sisse kadumas. Saba ainult vonkles neiu papu herva vahelt välja, justkui narritades. Hiire selg oli vastu neiu jalga ja küüned saapa sisemuses kinni. Kui bussi uksed plaksuga sulgesid, ärkasin justkui hüpnoosist. Neiu on bussis, hiir on saapas.
Mind võis näha bussi akna alla astumas, suu lahti, kulm kipras, saatsin neidu süüdlasliku ja mureliku pilguga. Nägin, kuidas bussis tal oli korra kerge ebamugavustunne näos, kohta otsides liheles korra jalaga, siis istus ta krimpsu sinaga maha. Kuid viimase ilme tingis arvatavasti üks teine lõhnava sotsiaalne mees bussis. Nad rändavad nüüd koos, mõtlesin ma. Või õigemini rändas Hiireka oma peremeeste teadmata. Kes oleks võinud aimata, ka Tallinna loomad nii osavalt tasutat ühistransporti kasutavad. Oleks seal Hiirel mingi kiip, mis tema kilomeetri pikkust teekonda jälgib, siiamaani mõtlen, mis temast sai. Tähendab nii just muidugi. Kas ta avastas mingi hetk, et tema jalanõus on hiir? Millal, kus oli hiir elus? Kas ta nüüd kellegi hõlmade vahelt täna? Kas ta nüüd saab kellegi hõlmade vahelt küüti? Kui sa tunned ennast enda papud ära sellest loost, anna mulle palun teada. Anna mulle palun andeks minu tegevustest. Ei oska rääkida. PSC järgmiste lugudega kirjutan juba klikimooridele. Klikimooridele. Kõik need on? See on Taki üks podcast. Miks? Ma ei Miks tea. sa meile ei kirjuta? Ma ei tea, aga no inimene on tõelise raamatu põhimõtteliselt kirjutanud. Ta kirjutas seda ja no ma näen, et seda vist on ChatGPT-ga nagu korrigeeritud. Tead ausalt öeldes, On küll. ma ei ütleks. On küll, need on need kriipsud, need reedavad alati. Mina kasutan näiteks ka väga Aga palju need kriipse. teised kriipsud, vaata. Vaata- See chatil on pikemad kriipsud. No, See on vaata kriipsud ja kriipsud on vahe. Ma saan aru, ma ise kasutan. ma ei näe ühtegi kriipsu siin. Pluss siin ei ole vaata, sa ühtegi näed, et kriipsu. sa oled... Ma ütlen lihtsalt, Vaata, ma ta loen on nii... kopinud, vaata, et sa näed, et ta kirjutas selle ja siis ta kopis selle. No ühesõnaga, ma loen nii palju ChatGPT kirjud, vaata, seal on tavaliselt lihtlaused, tal on siin hästi pikad laused, nii et ma sellepärast teada. Aga no, ei, selles mõttes, et ma näen, et nagu see, et see ei ole ju keelatud oma tekst, kui see on päris lugu, aga lihtsalt see oligi nagu natuke võib-olla oleks seda nagu paksemalt kirjutada, et nägin seda hiirekest, ta oli nagu hästi nagu muinasjutulisest see kirjutanud ja minu aju on juba erroris. aga mina tegelikult ausalt arvasin, et see ongi selle kodutu hiir. Ma mõtlen, et ta ei ilma. Aga tegelikult oligi lihtsalt hõlmas. Mõtle, kui ei olnud ja siis ta lihtsalt hõlmast nagu. Aga mõtle, mida sa teeksid, kui sa ühel hetkel saaksid aru, et sul on hiir jalanau sees. Sest ma ei karda tegelikult hiiri, nagu üldiselt, kui ma nagu näeksin hiirt, ma ei tea, niisama. Aga kui mul näiteks kassid tuppa tassivad, siis ma küll kardan. Et tu oled asjad surnud hiiriga. Elus ka. Nad on mõnikord elus ka. See on veel eriti rõve. Ja sellepärast on võtagi kassi. Sa tahtsid mulle kassi kinkida ja ju perenat. Ma võtan siis järgmise kirja. Ma mõtlesin, et hakkad juba tühistama midagi. Endal mul ei ole rahagi, vaata, ma ei saa sulle kassi ja thank God, et ma anna sulle ka nüüd praegu raha nii kaua. Muidu hakkasin kassi. Kui kaua, kuni enam universumis kasse pole, mida ma osta saan või? Jah. Okei. Võttes viimanegi. Nonii, minu meant to be Austraalia mees. Tulin peale raskeid aastaid elus restarti tegema Austraaliasse. Kohtusin reisi teisel päeval ühise sõbranna ühe mehega, kellega tekkis kohe klapp. Jäime telefonitsi suhtlema ja ma kolisin üsna pea 5 tunni kaugusele elama. Suhtlesime igapäevaselt ja ta kutsus mind enda juurde elama. Algus ma ei võtnud seda tõsiselt, kuid meie klapp aina tugevnes ja ma mõtlesin, et mida iganes, elu on elamiseks seiklused oodaku. Rääkisime juba palju ühisest tulevikust, lastest ja kõik klappis. Kolisin selle mehe juurde sisse 6 aega peale telefoniga suhtlemist. Kohe esimesest ööst magasime samas toas, kuigi alguses leppisime kokku, et elan alguses ikka oma toas. Üsna kiiresti muutusid asjad ka füüsiliselt lähedaseks ja appi, kui head seksi saab elus kogeda. Täitsime üksteise fantaasiaid, millest kummagi varem aimu polnud, kuna olime suht vanillade partneritega varem koos olnud. Tal on ka eelmises suhtes laps, kellega ma kohe imelise klapi sain. Mängisime koos ja ta võttis mind väga omaks. Eelistas kohati mind oma isale, kuigi on suhteliselt daddy's girl, 3,5-aastane. Veetsime aega kolmekesti nagu üks armas noor pere ja samal ajal kui laps ema juures oli, siis vallatlesime ja õppisime üksteist ainult rohkem tundma. Oli möödunud idülliline kuu koos elades, kui tuli tema jõulupidu. Kui ta keset tööd maani täis koju jõudis ja magama jäi nii, et telefon oli lahti ja ees suhtlus meie ühise sõbrannaga. Nad nimelt jagasid tulevikuvaateid, kuidas ühiselt lapsi planeerivad, kes keda kui palju armastab ja lisaks saatis sõbranna talle endast hoolega paljastavaid pilte, mida mees kiitis. Olin täiesti šokis. Mida kuradit? Järgmine päev võtsin teema üles, aga ei reetnud, et nägin vestlust. Temaga väitis, et neil pole midagi oma vahel ja miks ma üldse tunnen, nagu ma oleksin aseaine ja teine variant. Lõpuks siiski tunnistas, et me polegi tema arust suhtes ja talle ei meeldi asjadele silte külge panna. Olime nädala jagu üsna vegetiivses seisus. Elasime koos, magasime samas voodis, aga õhk paks. Vaikselt asjad soojenesid, kuna ma ei saa tänaseni aru, kas asi minu eelnevatel traumadel, et teda kahlustan või mu kõhutunne ei peta.
ma ei taha tema telefonis surfata, et tõde leida. Sõbranna tundub ka ikka väga kahepalgeline, sest et ta teadis, kuidas meie kooselu kulgeb, seega ma ei saa temalt selgitusi küsida. Elan tänaseni temaga ja kirjutan seda kirja meie ühisest voodist. Miski pärast ei tõuse mu jalg lahkuma, aga kahtlustan ja ei usalda seda meest üldse. Ta on minuga igapäevaselt nii armas ja hoolitsev, aga mu sisetunne ütleb jookse. Miks ta kutsuks mind enda juurde elama ja kingiks mulle jõuludeks köögikombaini? Miks ta laseks lapsega tekkida selline hea klapp, kus laps ütleb enne magama minekut, et tahab olla minu kaisus ja ütleb mulle I love you? Miks ta teeb kõike, et ma ennast siin koduselt tunneksin, kui ta ei taha mind? Mu aju ei saa aru. Pikk jutt teen update'i, kui lõpuks selgus majas. Tervitused ka sõbrannale, kes seda podcasti kuulab. No esiteks ma ei tea, mis sa oled mingi taad, et ma ei tea, kas asi on minu traumades või ma ei saa selgitusi küsida. Mis selgitus sa tahad? Sa nägid ju nende vestlust. Mida sul enam vaja näha on? Nagu jah, sa ju nägid seda vestlust oma silmaga. Mis kõhutunne ei peta? Sul ei pea olema kõhutunne, et sa nägid ju kõike. Ja ta on mingi, aga miks ta teeb seda? Sest et mehed teevad seda. Neil on savid, neil ei ole mingi, nende süda ei ole in their vagina, vaata. Et nagu nad võivad sinuga nussida, nad võivad sulle seda köögikombaini, ta võib sind isegi oma lapsega tuttaks teha. Nad võivad sind oma terve perega tuttaks teha ja siis they don't fucking care. One day before ghosting you näiteks. Literally, nagu minust ongi need ju reelsid ka, et nagu men before they ghost just on mingi you're the one I want to have kids with, mingi I love you most, mingi kus me abiellume, mingi bla, nagu kõik asjad ja siis järgmine päev on mingi puff pai, vaata. Jah, et ei tasu endale otsida nii-öelda vabandusi, et aga mees teeb seda teist ja kolmandat. Ta literally, sa nägid kõike ja sa veel ütled ka, et mu sisetunne ütleb, et asi ei ole õige. No aga you're right selles suhtes, et mis sa istud voodis praegu? Get up and get nahhu. Get up and get nahhu. Tõesti, kuule, see on meie järgmine särgi idee. Get up and get nahhu. Reaalselt get up and get nahhu. Et nagu literally stand up for see. Ja ongi nagu see, et me just eile oli ka selline vestlus, et minu suhtega, et ta oli mingi, kas te nagu rääkisite, et olete koos. Mina olin mingi et nagu ma ei ole enam selles nagu Delululandis, et ma olen kellegiga mingi laadida koos, on ju. Ma olen selles olukorras olnud, et sa oled full in a relate, nagu teedki neid mingi suhte asju ja siis ta lõpuks on mingi, miks sa oled? Mis suhe? Mille sa räägid? Pole suhtes olnudki. Et siis tal ongi see, et kui sa ei ole sellest rääkinud, ei mulle meeldib, kui sa oled nagu clear, nagu oligi see, et ma ei küsinud, et me oleme okei, et nagu what are we siis, et nagu kas me oleme suhtes? Ja me oleme suhtes, tavai, siis me oleme suhtes, siis kõik on chill, vaata, et siis ongi nagu communication, et siis ongi, et ma lihtsalt vaidsin inimesi, kes on mingid, ei, no me ei ole rääkinud, me oleme suhtes, aga me ütlesime, et me armastame üksteist, ma olen mingid, no jaa, aga nagu kui ütlesid, meil on nii hea suhtlus, me oleme mingid, aga miks te siis ei suuda suhelda, et kas me oleme suhtes? Jah, kui on nii hea suhtlus. Jah, et kui teil on... Aga siin kirjas, see mees ei ole talle kunagi valetanud. Selles suhtes, et okei, ta võis sulle rääkida kõiki asju, maad ilmad kokku, aga ta ütles ju sulle, et ta ei taha silte panna. Te ei ole mul midagi silmas lihtsalt nii räigelt. Et ta ei ole sulle selles suhtes valetanud. Jah, ta võib sulle kinkida köögikombaine kas või 20 tükki, aga kui ta on ka samal ajal öelnud, et me ei ole suhtes. Me ei ole suhtes ja samal ajal sa tead, et ta suhtleb su mingi kuradi sõbrannaga ja sõbranna planeerivad oma elu. Jah, planeerivad lapsi, siis millest me räägime, mis sisetundest või mida sa natuke kahlustad? Kahlustab väga palju selles suhtes. Ei reaalselt. Are you crazy? Ulme. Nii, aga võta viimane kiri. Okei, ma jõuan. Nii. Kiimas Kiisu Kreekast. Tšau. Panen siia kirja ühe seega ühest Kiimas Kiisusest Kreeka poisist, kellel on mul alati üks veider lugu pidudel rääkida. Taustalugu. 20. alguses tutvusin reisil ühe Kreeka poisiga, kellega vastustikune tõmme oli mega suur ning ta oli paras miilutseja. Ühed asjad viisid teiseni ning lõpuks möödusidki mu viimased reisipäevad ainult tema toas. Kuid see oli rohkem selline casual sex, mõndade huvitavate detailidega. Tal oli suur degrading kink ehk ta tihti põlvitas mu ees ja peksis pihku, nagu ma oleksin ta jumalanna. Ning õhtusöögi lauas palus ta mulle öelda, et ta ei tohi süüa, ta pole seda ära teeninud. See selleks. Reis sai läbi, me väga enam ei suhelnud. Kuid siis ta mulle omas Kiimas sõnumeid saatis. Ühel päeval istusin sõbrannadega oma ühikuruumis ja tuleb sõnum. Ma teen sööks ükskõik mida. Endal juba oli veits koppa ette viskanud, sest neid sõnumid tuli ikka tihti ja ise polnud üldse huvitatud orjataltsutajana olemisest. Sõbranna siis võttis ohjad enda kätte ja kogu trall algas. Algu oli lihtne, palusime tal saata videosid, kus ta peksab pihku ja samal ajal teeb meow-meow. Meow-meow siis tuli ka, meil naerunabani.
Siis kirjutasime talle, et läheks 4 käpukile ja kõnniks toas ringi ja ise ikka veel meogudes. Härra algul kõhkles, kuna ta ütles, et tal on ema kodus ja veits riski. Me olime valmis juba loobuma, et las siis jääda. Mis me ikka ta üle nalja teeme. Aga tal oli tõsi taga ning tuligi video, kus ta on all fours, kotid lappavad, ise meogub. Tal endal oli veel loomingulist lähenemist, saatis seal video, kus ta sidus kotid ja peenise püksinööriga kinni ja släppis oma äss ja nii edasi. Sidus nagu kokku need. Jah, oma kotid ja peenise siis püksinööriga. Siis ta kirjutas, et tahab mingit ekstreemsemat, mis talle naudikut pakuks. Minu aju nii kaugel isegi ei osanud mõelda, kui sõbranna kirjutas talle, et topigu endal pliiats perse. Ma olin nii šokis, et ei ole võimalik, et hästi võõras inimene saadab mulle nüüd video, kuidas topib endale pliiatsi perse. Ja oligi, ta tegi väga graafilise lähivõtte, kuidas ta topis pliiatsi, terav ots sees endale tagumikku. See pilt ei lähe mulle vist igal meelest. Peale seda videot ütlesin, et aitab, loodan, et ta oli tore, aga ma ei suuda enam. Me olime naeru kätte seal ära suremas. Ma tundsin natuke kahju selle kuti üle. Aga Kirstordil ta saatis selle video, kus tagumik perses 4 käpukil käib. Ta mööda tuba ringi, meow. Kahjuks või õnneks see video elab sellest kuskil sügaval meie sõbrannade grupi chatis. Olge lahedad, tšau. Läks võinud ikkagi saata meile. Ma lihtsalt mõtlen, et tutvus reisil Kreeka poisiga, no ma eeldan, et reis kestab tavaliselt nädal aega, on ju. Kuidas te nii kaugele jõudsite, et ta põlvitas su ees ja peksis pihku ja õhtusöögi lauas, et nagu mulle, ma ei tea, võib-olla it's me, on ju, aga mulle tundub, et siuke asi nõuaks nagu, ma peaks ikka väga hästi kedagi teadma või et ma mingi kui talle meeldis, ta ütles kohe ära. Võib-olla teadis, et tead. Ja minu ma vaatasin just Mari-Liis Kaer, ma olen tal close friend'is ka, on ju. Ja siis tal on ikka nagu living life ja ta on nagu, mulle meeldib, ta on iga reisil nagu, ta käib seal mingi Egiptuses, Türgis, tal on alati nagu mingi nädalaine relationship vaata või nagu mingi kõik need armastajate tullad ja siis ta on mingi ei, ma ei taha sinuga enam rääkida, siis need poisid on mingi come back, full telenovela. Mind ei ole keegi tahtnud. Minu ka seal Egiptuses pigem nad vaatavad, me kuradi käime söömas seal. Meil ei jätta silmi muule. Ja big backs vaata, me oleme seal 5 dinnerit vaata. Meil samas oleks võinud seal kõrval olla mingi 20 meest, kes üritavad suheldama mingi, vabandage, kas te saaksite liikuda, me tahame buffeest. Me tahame seda lamb choppi, move your fucking ass. Meid ei taha keegi seal niimoodi, me ei ole nagu mingi, teeme kokteili. Me oleme vist kuradi suu on. Mis kokteili, me sööme. Ainult sööme. Ja õhtul me sööme teist dinnerit. Ja, meil on first dinner, siis meil on second dinner. Ja siis, kui ma preges olin, siis mul oli veel kuradi before kuradi sleep supp ka veel vaata. Täiesti haige. Anyways, aitäh siis teile selle episoodi eest ja olge tublid. Ja ärge siis mingi, ma ei tea, ärge neid reisipeikasi võtke. Vaata, mis ongi weirdood, noh. Ja, aga video oleks võinud ikka saata. Oleks võinud saata. Miau. Aga me siis lähme pliiats perses ja näeme järgmine nädal. Ma lähen alla vetsupaberit rottima. Ma tahaks ka pissida. Mine käi siis. Okei, tšau.